väga pidulik sündmus. Nimelt õnnistatakse täna meie koolile meie uus siselipp. See lipp, see ei ole lihtsalt lipp, sellel ei ole lihtsalt kangas ja värvid. See on meie ühiste väärtuste, meie koolide ühtsuse ja ka meie tuleviku sümbol. Sellel lipul on kujutatud meie kooli logo ja selles logoks on tarkuse lipikas. Ja lipikas ju sümboliseerib ka muutust. Lipikas teeb päris mitu muundumist läbi, enne kuidas lipikas saab. Ta tähistab ka kasvu ja lendu ja kindlasti ka kevade algust ja seetõttu see tänane väga pidulik sündmus sobib ka tänase kontserdi raamesse. Ja kui meie kooli lippu lähemalt uurida, seda logo lähemalt uurida, siis te näete siin esialgu lipikat, aga kui te lähemalt vaatate, siis ta koosneb ju raamatust ja võtmest. Raamat tähistab ju tarkust, millegi teada saamist ja võti millegi uue algust, turvalisust ja ka meil on uued algused ees seoses meie õppude koolimaja kolimisega. Aga selle logol veel, kui te vaatate seda võtit, siis on 3 sakki, just nagu meie koolil on 3 kooliastet. Et selline väikene ülevaade meie lipul olevast logost. Nüüd oodab meid pidulik hetk. Meie kooli uus siselipp saab õnnisse. Tere, mul on rõõm tervitada teid Saku kogulusest. Olen Saku koguluse uus õpetaja Harija. Täna me siis õnnistame lipu ja nagu mu eelkõneleja siin ütles, siis see ei ole pelgalt kangas, see on sümbol. See räägib sellest, et kes me oleme, kuhu kuulume või milliseid väärtusi me kanname. Ma loen ja väikese lõigu Piiblist, see on Uuest Testamendist 1. Peetruse kirjast. Olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud meelestatud, halastajad ja tagasihoidlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega solvangut solvamisega, vaid õnnistage. Te olete ju kutsutud selleks, et päriksite õnnistuse. Sest kes igatseb elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja huuli, et need ei räägiks kavalust. Ta hoidku kurja eest ja tehku head, otsigu rahu ja nõudku seda. Need sõnad räägivad meile sellest, kuidas moodi luua ühte hoidvat või hoolivat kogukonda. Kajamaa kool ei ole ju ainult pelgalt see koht, kus õppida, see on kooli pere, see on mingis mõttes kodu. Kodu, kus iga üks on oluline, iga õpilane, iga õpetaja, iga üks, kes aitab kaasa. See on see koht, kus me igatseme, et võiks olla rahu. Sealt me ju õpime märgama ja tähele panema üksteist. Õpime, kuidas olla kogukond. See lipp ei ole ainult kangas, ta on sümbol sellest, mis meid ühendab. Austus, avatus, hoolivus, koostöö, tervis. Kõlavad kuidagi väga võimsalt ja peab ausalt tunnistama, neid on sageli ka raske järgida neid väärtuseid. Aga see on just meie igapäevane töö või väljakutse. Ja seda võib leida väga lihtsates asjades, võib-olla sellised väikesest naeratusest teineteisele, abikäe ulatamises, üksteise julgustamises, üksteise tunnustamises. Et asjad on midagi sellist, mis panevad selle lipu meie südamest tõeliselt lehvima. Olgu see lipp ka meeldetuletus igale ühele meist, et me oleme väärtus just sellisena, nagu me loodud oleme. Olgu see meeldetuletus, et see ruum on, kus siin koos ollakse, on õppimiseks, hoolimiseks, kasvamiseks. Just selliseks, nagu meie loodud oleme.
soovin, et see lipp saadaks meid igaühte meie teele, kus me otsime rahu, kus me märkame, kus me õnnistame teineteist. Ja nüüd ma palun Mattias, kas sa tuleksid võtaksid selle lipu? Me tõuseme. Jumal on meie osaduse alus. Õnnista seda lippu ja tee meid vägevaks ühistes püüdlustes ja liida kõiki, kes sellele lipule järgivad rahus ja üksmeeles ja osaduses. Seda palume Kristuse meie issanda läbi. Õnnistagu meid kõiki, olme ainult Jumal, Jumal Isa, Poeg